Tere kõigile kuulajatele siin laua taga ja ka Teamsi vahendusel, et minu nimi Toomas Põld, olen maastikuarhitekt ja maastikuarhitektuuribüroost Loov Maastik ja minu kõrval on Janno Erm, kes on vee- ja kanalisatsiooniinsener keskkonnaprojektist. Ja siis me tutvustame teile nüüd ühte sellist huvitavat projekti, milleks on siis Trummi tänava piirkonna sadame lahenduse põhiprojekt, mida on juba koostatud siin viimased paar aastat. Ja lisaks ütleme siis Tallinna Keskkonna Kommunaalamet oli selle projekti nagu tellijaks ja lisaks ütleme siis linnapoolsele lähteülesandele seadsime olid ka omalt poolt mingid projekti eesmärgid seatud ja lisaks veel uuringutele, et siin 3 sellist peamist punkti välja toodud, mida me siis püüdsime selle projektiga lahendada, et kõigepealt, et leida sobivad lahendused sademe immutamiseks looduslikul viisil ja parandada sademe äravoolu võimalusi, säästes sealjuures maksimaalselt olevat looduslikku keskkonda. Siis teise punktina saab välja tuua, et täiendava haljastuse projekteerimiseks suurendada elurikkuse loomist, luues lisaks puude rindele ka põõse ja õitsvate püsikute rinde, mis muudab piirkonna välisruume mitmekesisemaks ja atraktiivsemaks, kus taimed aitavad juurestiku kaudu ka sademevett piirkonnas vähendada. Ja selle projekti raames sai tehtud ka väga palju uuringuid, mis on siis 3. punktina välja toodud, et siin selle projekti raames teostati kahepaiksete uuring, geoloogia, haljastuse hinnang, siis täiendavalt valgalade ja sademe vooluhulkade analüüs. Et sellest lähtuvalt siis võib öelda, et tuleb siis säilitada väärtuslik ja oluline kõrghaljastus, läbi projektlahenduse luua paremad tingimused kahepaiksetele, vastavalt geoloogiale, sademe hulkadele, siis projekteerida piisava sügavuse ja suurusega vihmapeenrad koos vajalike drenaažilahendustega. Et tulles nüüd kogu selle projektala juurde, mis on päris suur, et see, mis projekteerimise alla nüüd kuulus, selle suurus oli circa 7 hektarit. Valgalade analüüs oli oluliselt suurem. Ja see oli ikkagi, kogu ala oli ikkagi 100 hektarit. Me tegelesime tegelikult, ütleme peenlad ja need tänavad, mida me konkreetselt, aga see on väga suured ju muud alad ka, et kogu see isekushoone, kogu see veekogude ala pluss siis haljasalad, need pargialad ja nendega me otseselt ei tegele, kuigi me arvestasime neid lihtsalt siin nagu arvutlustes, aga tegelikult me lahendasime ikkagi neid kohti, mis oli nagu vaja, see oli vajadus. Konkreetselt jah, see, mille anti nagu nüüd uus projekt lahendus, et see siis hõlmas kokku 7 hektarit, aga ta jagunes nagu erinevatesse kohtadesse ja neid oli seal, kui me algselt nagu eskiisi koostasime, siis meil oligi neid alasid isegi natuke rohkem, aga kui me saime uuringute tulemused kätte, nii geoloogia kui vooluhulkade analüüsid ja kahepaiksete uuring, siis nendest andmetest lähtuvalt siis mõned tänavad või alad nagu jäid siis nagu välja, aga siin on siis jah, selline kokkuvõttev pilt, et nende mummukeste, kus on numbrid peal, siis tähistavadki neid erinevaid pisemaid alasid, mida me siis konkreetselt nagu ära projekteerisime.
et siin siis tänavatena võib välja tuua, et on Seljaku, Vana-Mustamäe, Torni, Trummi, Külmalike ja Trepi tänav. Et kõigepealt siis esimese objektina siin projekteerimise konkreetselt Trummi tänavat. Pilbiga. Siis kinni. Ei, ta enne ka oli vaja. Et nüüd tuli pilt ka ette, et Trummi tänaval oli siis, ühesõnaga seal oli tegelikult mitu asja, mida tuli siis läbi lahendada, et ühest küljest tuleks säilitada tänaväärne parkimine, mis on siis siin allpool selline roheline piirutus kraavi ääres, siis tegelikult on selle tänaval ette nähtud ka perspektiivne jalgrattatee, millega tuleb arvestada ja tegelikult see kraav, mis seal täna on, et sellele kraavile siis oleme andnud juurde sellist loogelisust ja siis neid kaldaid oleme siis sobivate taimedega nagu haljastanud, ja noh, see kõik ei ole ainult nagu ilu pärast, mis on ka tegelikult nagu väga oluline, aga näiteks kui me siin ülevalt seda lõiget vaatame, siis on näiteks üks oluline aspekt on kahepaiksete osas, et selleks, et konnad saaksid siin selle oja kaldal elutseda, siis tegelikult ei tohi see kraavi nõlvus olla väga järsk ja näiteks siin see sõidukite parkimine tuleks ääristada sellest kraavi kaldast siis vähemalt 15 sentimeetri kõrguse äärekiviga, mis tagab selle, et näiteks konnad ei satuks tee peale, et hoida neid ikkagi nagu seal kraavi kaldal ja noh, see loogelisus annab ka kahepaiksetele nagu paremad tingimused, et noh, vähendada siis ka voolukiirust selles ojas. Siis järgmine tänav on Külmalike tänav, kus on samuti siin kollasega on tähistatud siis perspektiivne jalgtee. Siis selle sademevee immutamise koha pealt nüüd on siin pildil näha selline tasku, et neid on siin asendiplaanil ka kahes kohas näha. Et selle mõte on siis see, et nii siis perspektiivselt jalgteelt kui ka sõiduteelt saab siis sademevesi suubuda sellesse vihmapeenrasse ja seal imbuda. Kuid lisaks on siis siin tänava idapoolsel küljel siis lilla joonega tähistatud siis selline avatud renn, mida mööda siis saab sademevett juhtida siis lähimasse kraavi. Et noh, need on ka nagu need sellel eesmärgil loodud, et see sademevesi tänavalt ei valguks siis ka sinna erakinnistutele, et vaid saab ilusti kokku koguda ja kraavi juhtida. Täna oligi seesama probleem, need esimesed kinnistud, mis on regeeritud, on Külmalika 2018, et tegelikult need täna upuvad. Kogu see tänavasade vesi voolabki nende kinnistute peale. Et sellepärast saigi sinna see, kuna siin ei olnud, keegi ei soovinud siin äärekivi, no tegelikult kogu projekti eesmärk oligi ju see, et me ei projekteeri äärekive ega restkaeve ega sademevee torusid, vaid lahendame seda siis teistmoodi. Et noh, muidu oleks siin tavapärane lahendus ilmselt olnud nagu panna siin äärekivi ja restkaevud ja oleks kõik pääsenud, aga täna on siis selline reinlahendus. Kindlasti see mingil hetkel võib-olla, kuna sinna ei saa teha ma ei tea, mingid sügavad reinid, madal rein, spetsiaalne sinna valitud, et noh, mingil hetkel võib muidugi seda vett sealt üle ka minna, aga ikkagi suures osas peaks ära lõikama selle vee, sest täna tegelikult need esimesed 2 tundi on nagu vee all, see täna vesi voolab meile ja kõik peale. Et nii palju lihtsalt. Jah,
see on natuke seotud sellega, mis nad seal maja ja nii-öelda sõidutee vahelise haljasalaga teinud on nende parkimisega, et varasemalt see olukord nii hull ei olnud seal. Ja kindlasti, sest need majad on nagu allpool tegelikult ka tänavast tulevad, aga põhiliselt vesi, mis sinna peale jookseb, on ikkagi ju nagu linnad elavad tänavad, eks ole, nad on praegu nagu, neil on nagu probleem, mida me siis nüüd üritasime siin nagu lahendada. Et tulles nüüd järgmise väiksema projektala juurde, siis selleks on siis Kleeni lossi ümbruse seikluspark, et see sisaldas siis tegelikult peamiselt seda Kleeni lossi kõrval olevat treppi ja seikluspargi ala, kus siis seikluspargi ala kohta nii palju, et seal suuremahulisi ühesõnaga suuremahuliselt me midagi ümber ei projekteerinud, vaid pigem on see, et kuidas nagu mikrotasandil lahendada selliseid liigniiskeid kohti ja sealt see sademevesi siis juhtida siis nagu nende tiikide kaudu siis edasi kraavi ja sealt siis edasi nagu allavoolu, et näiteks üks oluline asi on siin see, et kui nüüd Kleeni trepist alla tulla, siis enne seda seiklusparki on siis meil projekteeritud siin sellise tumerohelise värviga selline pikk vihmapeenar, mis siis tegelikult ristlõikes on selline nõva maapinnal murukattega ja mille all siis on killustikpadi, et siis mida mööda siis ja seal on lisaks veel treenitoru, mille kaudu siis see liigvesi, mis tuleb siit tegelikult siit kõrgelt nõlvast alla, et siis see võtta nagu enne seda seikluspargi ala nagu kokku ja nii-öelda juhtida siis ära. Ja see Kleeni lossi kõrval olev trepp, mis tänasel päeval on kaunis viletsas seisus, et seal on mõlemalt poolt on väga palju pinnast ära erodeerunud, lisaks on juba kõnnide plaadid ja asjad seal nii-öelda minemas, et me oleme siin paar illustreerivat ristlõiget selle kohta ka, et siin on nüüd see tasapinnaline on siis trepiala ja mõlemal poole on siis kavandatud tegelikult sellised väiksematest ja suurematest maakividest rennid, et siis nagu vältida seda, et trepi alt nagu hakkaks seda pinnast ära auhtuma ja ühesõnaga see kõik püsiks seal nagu ikkagi võimalikult kaua. Et selles suhtes jah, selle projektiga nagu anti selline ka selle Kleeni lossi trepi nagu rekonstrueerimise ettepanek, ja siin on tegelikult siin nüüd all paremas nurgas on siis on juba nagu see põhimõtteliselt kõnnide osa, mis on siin trepi ees, et siin on ka näha, et siin on mõlemal poole kavandatud nagu sellised väikestest maakividest rennid, mis siis nagu selle katendi pealt ja ka see, ütleme, kui mingi suurema paduvihmaga siin tuleb rohkem vett, siis saaks ilusti nende rennide kaudu siis liikuda. Siin paremale on kavandatud siin väike selline lohk nagu, seda võib ka mingis mõttes tiigiks nimetada ja vasakule poole samamoodi, et need rennid nagu suubuvad sinna ja siis see sademevesi saab siit juba edasi nagu minna siin tee ääres suusaraja kõrval olevasse kraavi. Ja siinkohal on ta ka siis tegelikult ka kraavi edasi juhitud nagu maa alt juba, et see kõik nagu et seda sademevett nagu pinna pealt või nii-öelda siis käimisalalt võimalikult palju nagu eemale juhtida. Siis Külmallika tänava, Trepi tänava poolne ots, et mis on siis nagu siis paralleelselt selle nõlvaga. Et siin on tegelikult ühe projektiga juba ette nähtud terviserada. Ja siis meie Sademevee projektiga oleme siis püüdnud seda valu siin vähendada, et see vesi, mis nii-öelda nõlvast alla tuleb ja seal on ka allikad, et seda vett siis, et siin on ristlõige, et siin on nüüd see terviserada, mis on kohe nõlva kõrval
siis Terviseraja ja siis selle nii-öelda Külmvallika tänava sõidutee vahel on selline nõva, kuhu saab siis esimene suurvesi nagu ära valguda ja ütleme siis selle sõidutee ja erakinnistu vahel on veel lisaks renn, mida mööda saab siis 100 meetrit ära juhtida sealt Külmvallika tänava äärsesse kraavi. Nii. Siis Trepi tänav, et siin on nüüd väike lõik seda Trepi tänavat meil lahendatud Sademe osas ja Trepi puhul on see, et see trepp on täiesti korralik iseenesest ja ühel pool on ka renn. Me oleme teinud selle projektiga nüüd ettepaneku, et mingisugustest väikestest maakividest rennikene teha ka teisele poole, sest seal praegu on nagu pinnas, seal on hästi kitsas ja need nõlvad on hästi kõrged seal trepi kõrval, et ega seal ruumi palju pole, aga ütleme jällegi selle erosiooni vähendamiseks peaks sinna sellise sillutisega nõva tekitama. Ja lisaks on siis see, et kui see vesi siin kahelt poolt treppi nüüd alla tuleb, et ta kohe üle sõidutee ka erakinnistutele ei läheks, siis on meil siin on näha sellised pisikesed punased lehtrid, selle lehtri selline ligikaudne visuaalne ilme ühelt fotolt on siis ka siin näha. Et siit on juhitud siis tegelikult nagu edasi vihmapeenrasse, mis on siis jällegi selle killustik padjana ja sealt edasi siis juba siin paremal pool nüüd ilmutataksegi lokaalselt, aga siit vasakult poolt nüüd saab siis selle sademevee juhtida edasi siia nii-öelda teisel pool sõiduteed, mis on erakinnistute kõrval, et siin on kavandatud selline renn, et sealt kaudu on siis see sademevesi juhitud edasi veel nii-öelda Külmvallika tänava äärsesse kraavi, mis asub siis siin. Et ühesõnaga seda suuremat vett, mis nõlalt alla tuleb, et seda siis saaks nagu võimalikult palju nagu eos juba nagu siis mujale juhtida. Et erakinnistutele ei valguks. Siis nii-öelda seal nõlva peal on siis Vana-Mustamäe tänava ja Torni tänava vahel üks selline suurem haljasala. Et selle haljasala nii-öelda ümber kavandamisel siis siin on nüüd ristlõikel näha, et me oleme siia nii-öelda seal, kus puid ei ole, oleme püüdnud kavandada siis selliseid lohukohti, mille all siis on ka selline vihmapeenra konstruktsioon, kus siis kanga sisse on see killustik padi tehtud, mis siis selle suurema sademe saab vastu võtta ja tegelikult lisaks on need lohukohad siin just teeäärsetes aladel või tee ääres just võimaluseks ka näiteks sinna talvisel ajal nagu suuremat lund ära lükata, et see saab seal siis kevadisel perioodil ka ära sulada ja see vesi siis ei hakka nagu pikki tänavat ka kuskil erakinnistutel nii edasi nagu valguma, et ja noh, lisaks nendele lohkudele on siis need lohuservad ääristatud siis püsikute ja põõsastega, et anda ka sellist mitmerindelist või ka mitmekesist nagu haljastuslahendust sellele alale, et praegu on seal ainult nagu kõrged puud, et oleks ka nii-öelda põõsaid lindude jaoks ja putukatele siis õitsevaid taimi. Siis Seljaku tänav. Seljaku tänaval on siis kavandatud, siin näevad ka need erakinnistud jäävad ikkagi nagu näha siin vasakpoolselt lõikelt ikkagi selgelt nagu teealast madalamale ja seetõttu oleme siia selliseid lokaalseid vihmapeenraid kavandanud, kus siis ütleme sealt suurema vihmaga siis saab see sademevesi nagu imbuda nendes peenardes
ja siin ütleme see, mis jääb siia nüüd vist Kitzbergi tänava nurgale. Siin on siis meile antud ka selline astmeline sademevee immutuslahendus, et noh, selle mõte oli ka see, et kuna siin on selline nagu suurem nõlv, et siis see nagu võimaldab ka sellist teistsugust lahendust siia nagu tekitada ja ka nii-öelda väliruumi siis nagu rikastada. Siis Torni tänaval on tegelikult samamoodi, siin on küll tänavaruum kitsam, aga selliseid vihmapeenraid sai siia õnnestus ka siiski kavandada ja noh, siin on tegelikult ka foto toodud nüüd sellest, missugune üks selline maapinna loos olev vihmapeenar umbes välja näeb, et see taimestus on küll meil, noh, taimed on teised, aga sisu on sama, et noh, tegelikult tuleb mõelda ka selle vihmapeenra puhul sellele, et suvisel ajal küll see suur mingi paduvihm, et selle ta võtab ka võib-olla tasapinnalt kokku, aga talvisel perioodil, kui maapind on külmunud, siis on need lohud hästi olulised, et oleks selle sadem veel mingi võimalik, et sinna lohku koguneda. Ja siis, kui maapind sulab, siis ta saab nagu ära imbuda, et nii palju siis sellest. Aga sissejuhatuseks praegu siis aitäh, et kui on küsimusi, siis tuleme. Ma läheks sinna Külmallika tänava joonisjuurde tagasi, kus oli see Külmallika 20 ka, et seal on Trummi tänava ääres on ka kraav täna täitsa olemas, mis on tegelikult nii-öelda siis Külmallika 20 kinnistuaed on ja vales kohas on tänava äärde tõstetud, aga tegelikult see kraav, kus selle kraaviga oli ka midagi plaanis Trummi tänava ääres üldiselt või ainult seal siis nii-öelda Ida-Elamu bokside juures, mida me enne vaatasime. Et tegelikult me oleme püüdnud siin, noh, kogu see projekt tegelikult sisaldab ka seda, et toimub siis kõigi sõnaga kraavide puhastus, hooldus, mis siis tagaks selle, et see sademevesi või noh, kõik see kraavid saaksid töökorras ja sademevesi saaks üldse liikuda seal, et praegu ütleme ka see küsitlus, mis tehti siin kodanike seas, et tegelikult sealt tuli välja, et ka kodanik juhtisid tähelepanu, et tuleks tegeleda rohkem kraavide puhastamisega. Et noh, siin on, et see ruum on nii kitsas siin selle tee ja erakinnistu vahel, et siin seda kraaviga seda mänguruumi väga ei ole, et just noh, see Trummi tänava osa nüüd, kus on noh, see kraav piirneb ühelt poolt erakinnistu piiriga ja teiselt poolt juba sõiduteega, et seal noh, ega seal väga palju võimalusi ei ole, kui lihtsalt seda kraavi tuleb nagu hooldada pidevalt. No tegelikult meil algne idee oli, et pikendada seda sama lahendust, nagu me seal alguses algasime, et teeme need laiendused ja sellised natuke ilusamaks, aga tegelikult lõppes ikkagi sellega, et need laiendused tulid eramaadele ja need kinnistuomanikud ei olnud mitte keegi sellega nõus. Nii et tegelikult me... Ainult nende kinnistute väärtus oleks oluliselt tõusnud. Kahju, et sellest aru ei saanud. Tegelikult on meil kogu see kraavistik, mis algab nüüd samast Trummi tänavalt ja läheb siis... Midagi ma panen enda selle jalamise praegu korraks peale. Siis ma näitan korraks seda, mis on näha. Suurema pildi ette, aega. Et tegelikult ütleme, et see Trummi tänav on nüüd siin, see Trummi tänava algus, et kogu see kraavistik, mis siit Trummi tänavalt nüüd edasi läheb, on näidatud, mis ta nagu hästi jookseb. Et siin on tegelikult mu peale praegu jäetudki nüüd see kraavide osa, mida me nagu puhastame. Nii, kui siit nüüd praegu vaadata, siis tegelikult on kogu see kraavistik, mis jookseb nüüd siit edasi see viirutusega siin, et see kogu see eesvoolu kraav on ette nähtud nüüd tegelikult siis korrastada, puhastada. Ja see osa, mis on siis ära kinnistatud läbi jookseb. Ja, et me nendega kooskõlastasime
kõik need kinnist, või need kooskõlastasime ära, aga me just soovisime, niisamas ma näitan nüüd, kus olid need 15 laad ja siin Trummi tänava alguse poole, kus on need peale seda parki kohe, et siin oli meil ka ette nähtud nüüd need laiendused, et siin samamoodi jätkata, et see kraav on tegelikult kitsas ja ta ei ole nagu väga, oleks saanud ka tegelikult nagu mingi ilusam asja teha, aga jamasime sellega päris pikalt ja lõpuks tellijaga koostöös ikkagi tuli otsus, et me ei hakka nagu vägisi seda kraavi siin eramaadele panema. Ja siis me võtsimegi selle maha, et see on tegelikult see viimane versioon ongi see, kus me tegelikult siis juba võtsimegi need kraavi laiendused kõik ära. Et Külmälike tänaval oli seal samas 20 ja 18 juures oli planeeritud see renn, et see nii-öelda kanalitoru, mis seal all on, vett juhib ära, see jääb siis selle nii-öelda renni alla ja. Ei, seal oli niimoodi, et sul oli see lõige tegelikult selle kohta tehtud. Ja, oota, siin ma jagan oma ekraani siis kõrva. Ja, panen korraks. See toru on tegelikult on teisel pool, mitte renni all, seal oli mingi vaata, mis seal. Siin on see, et tegelikult siin kõnnide, perspektiivse kõnnide poolsel küljel, seda kõnnide tegelikult ei ole. Meil ei ole praegu siia sellepärast ette, et see on perspektiivne ja see oli väga lahtine, kui me seda projekteerisime, et kas ta tuleb või ei tule, aga peaks asuma seal ka nendele korteriühistute territooriumil, muidu te ei mahtu. Ja just, et sellepärast tõenäoliselt on ka perspektiivne, et see nõuab ju erakinnistute kooskõlastust ja siin tegelikult on see, et see on seda võib nimetada ka kuivkraaviks, et ühest küljest on siin need taskud, kus siis nende Haljasal taskute kaudu see sadamevesi nagu imbub pinnasesse, aga selle all siis on tegelikult siin nüüd selline Sadametoru on seal all. Siin all on nüüd siuke päris korralik projekteeritud toru on, et ja vana kraam on lihtsalt täisaetud ja torusse pandud, nende torudega selle projekti raames ei tegele. Küsimus sellest, et päris paljud on ka huvitavalt ehitatud ja seal on varasemal ajal Tallinna Keskkonna Kommunaalamet on pidanud tihti puhastamas käima neid. No siin ongi tegelikult, ma panen uuesti selle enda pildi jagamise peale, et siin on tegelikult, see on ainuke, kui me üldse torudest räägime, siis kogu selle projekti raames üldse, mida me oleme projekteerinud, küll mõned truubid, vahetus ja tegelikult ainult ühe toru siis seesama lõik tegelikult nüüd siit siis seesama külmallika trummivaheline lõik on pandud sadeveetoru ja kuni edasi siis sinna olemasoleva kraavi, sest täna see sadevesi jookseb põhimõtteliselt niimoodi, et ta tuleb siit, läheb mööda seda sama mitte külmallika, vaid mis iganes täna oli, külmallika põiki, läheb mööda külmallika põiki ja läheb läbi siit eramaja alt. See oli juhtumisi ka veel presidendi maja ja tegelikult ja siis ta läheb siia, et tegelikult, et siin tekkis kogu aeg uputus ja tänu sellele on praegu pandud nüüd see toru siis nüüd selle mööda seda külmallika tänavat ja juhitud siis siia sama kraavi, kuhu täna see majalt tulev toru tuleb. Et see on ainuke toru lõik, mis meil tuleb ja siin on tegelikult üks asi veel, et täna see vesi, mis jookseb Trummi tänavalt, läheb läbi nüüd selle Trummi 16B ka maja alt, et jookseb siia isakusoonde, et see toru on nüüd maha jäetud, et ta läheb otse siia kraavi. Need on põhimõtteliselt kaks kohta, kus me nagu majaalused torud likvideerime. Lisaks on siis veel siin spordipargi juures oli ka üks lõik, mille need torud lähevad, siin on kinnistatud siis külmallika 13-11, et täna see toru jääb ka maha, läheb läbi hoonet, et selle me juhime otse sinna tiikidesse. Need on nagu tegelikult, need torud olemegi projekteerinud põhimõtteliselt siis nendesse kohtadesse, kus nagu täna mingid muid lahendusi ei ole. Et ülejäänud on kõik nagu ikkagi selline muu teist tüüpi lahendus. Ja kui see vesi jõuab sinna isakusoonde ja sealt edasi sinna Pleeni rahula tiikidesse, see tiikide puhastamine oli ka planeeritud seal?
Lossi tänava ääres. Ei, seda me ei ole planeerinud. Ja siin allpool, oota siin, see on nüüd, võtan korra oma selle üldpildi ette. Vaata enda eskiisi pilti, võib-olla panen jagamise kinni. Et siin on nagu jutt käib nendest siin või? Jaa. Siin nii-öelda siin kandis enne. Sest tegelikult ei meil, ma mäletan küll, et meil selle projekteerimise protsessi käigus oli siin piirkonnas oli just see, et seal nagu tuleb ette näha ka see puhastamine. Aga seal ei mitte see konnade teema mingi ei tulnud, et kas see on mingi see teema? Siin on pigem see teema, et siin on need mingid aulatiigid on ju. See konnade teema on siin väga selgelt ja siin on veel eraldi nagu tiigid. Ja nende puhastamine pigem ei ole teema, sellepärast et seal süükest läbi voolavat vett ei ole, et sinna pigem ikkagi see sulavesi tekib ja seisab seal. Tegelikult siin on praktiliselt see puhastamine peaks minema sinna TTÜ-ni välja. See kraav küll, jah. Mis ma seda küsin, sest linnaosa valitsus iga aasta neid tiike tegelikult puhastab, seal on hästi palju lehtpuid, tiikide ja kraavide ääres ja siuke 10–15 kuupmeetrit lehti muda nagu iga aastaselt me puhastamiselt välja ära veame. Ja ma olen minust siin praegu otseselt sellepärast, siin ei ole seda mahtudes, mina ei tea. Küll oli see kogu kraavi ees. See on neid tiike, minu arust ei olnud siin praegu. Võib-olla siis see ongi nagu iga-aastane töö teile. Või ma ei tea, seda nagu ei ole praegu küll. Okay. Aga kuidas selle süsteemi selline ekspluatatsioon üldse on, et see on selline pilootprojekt, päris täpselt ei tea vist, kuidas ta tööle hakkab. Et kasutus juhend. Me teame ilmselt, kuidas ta tööle hakkab, aga kuidas seda hooldada. Tegelikult käsiraamatusse iseenesest ju öeldud, et kuidas seda peab tegema. Aga ega tegelikult väga katsetatud neid asju või kuskil ei ole. Projekteeritud on küll juba, aga jah, see, et oleks juba aastaid olnud mõni objekt välja ehitatud ja et kuidas see toimib reaalselt ja mitme aasta tagant tegelikult peaks seal midagi nagu vaatama üle. Et selles suhtes, et tegelikult see killustik padi, et kui ta seal on kangas ümber ja eks seal on mingi oht, et see kangas ka mingi aeg võib-olla mingi aeg ikkagi seal mingi settimine toimub, kus ei pruugi läbi minna see enam, et siis võib-olla seal peal. Ka üks aspekti, mis meil on, et meil kasutatakse väga palju kloriide. Selle samal Trummi tänavale, magistrali tänavatelt jõuab sinna ratastega, rattakobastega ja need naelkummid ka, et siukest tihket jama, mis hakkab ummistama, neid tekib päris palju. See ei ole üldse selleks öeldud, et mitte teha, igal juhul tuleb teha selleks, et pigem tuleb naelkummid keelustada ja riidide kasutamist vähendada, aga ekspluatatsiooni käigus tuleb arvestada, et need asjad ikkagi vajavad hooldust. Kõik hooldusvabalt need projekteerida. Kindlasti kümendit aega, et seda tuleb mingi aja jooksul, tuleb ikkagi seda täidisiselt vahetada seal, aga kuna keegi ei tea täpselt, et see on ikkagi asukoha põhine ja see sõltub nii paljudest faktoritest, et tegelikult see kloriidi teema käis ka meil läbi, et kui meil see Vana-Mustamäe ja selle Torni tänava Aljasala, et kui see ratastega seda kloriidi ikkagi sinna tänavale tuuakse, kuigi neid tänavaid seal enne vist ei soolatata. Ei, seal on kindlasti see mure väiksem, all Trummi tänavale ja spordikeskusega seoses jõuab kindlasti oluliselt rohkem. Mure on lihtsalt selles, et kui sinna nüüd nendesse lohkudesse seda lund lükata, et kui palju sinna seda kloriidi siis ka läheb, aga see on tundusanalüüsi käigus, et see on ikka nii minimeeritud. Ja, aga sellest oli ju väga suur probleem, ma ei tea, kellel see probleem oli, kas see oli siis kommunaalameti või see käis läbi, jah. Kumeladustusala pidime pärast kustutama nende platside pealt, sest et see ei ole võimalik, kuigi me proovisime seletada seda, et need ei ole sellised
kogu linna ladustusplatsid, mis on 100 meetrit kõrged, et kuhu veetakse lumi kokku üle linna, vaid need ongi lihtsalt, et sellesama tänava pealt lükatav lumi. Aga sellest mingis osakonnas oli see väga suur probleem tegelikult. Kohalik elanik võiks seda karta jah, et ta tõlgendab seda kohe niimoodi, et seda hakatakse tooma sealt kuskilt, et isegi kui seda väga lahti seletada. Üks väike fraktsioon on veel, mida see iga aasta ikkagi natukene jõuab, sinna on see 2–4 millimeetrit diameetriga graniitillustik, millega siis seda limeduse tõrjet nendel tänavatel tehakse. See võimaldabki meil kloriide mitte kasutada. Ja see õnneks ei sega meil seda infosüsteemi, et kui see graniit sinna satub, et see on nagu selline terane. See nagu pigem ei mõju kuidagi halvasti. Just. Kas taimede eluiga, kui pikk see on umbes? No, meil on tegelikult koos botaanika ja dendroloogi Olev Aamneriga käisime tegelikult see taimestuse teema läbi, et esiteks see, et kuidas et saaks kindla peale nüüd sellised taimed, mis seda ekstreemsust taluvad, et siin võib tekkida see suur liignistus ja teistpidi võib ka olla suur põud. Et seda peavad need vihmapeenra taimed kõik nagu hästi taluma, selle alusel see liigilisus valitud ja võimalikult ka hooldusvaba nagu ütleme see linnaelasuse koha pealt. Et need peaks iga päev poputama ja see elu ja arvestades, et nad on ikkagi nagu tegelikult on need ikkagi konkreetselt sõiduteedest või mujalt nagu, siin on nüüd see, et siin on täitsa sõidude ääres, siin Külmanika tänavale peal. Et tegelikult nende eluiga võiks olla nagu pikk. Või selles mõtlengi, et ma tahaks loota, et mingi 10 aastat need püsikud seal ikka vastu peavad ja põõsad kauemgi, et. Aga mis liigid te valisite sinna? Nii täpselt ei olegi vaja. Ma arvan, et sinna sai päris palju erinevaid ilmselt. Nii, sinna sai, nüüd on meil täitsa pildid olemas, aga kohe jõuame taimede juurde, et siin on meil. Nii, liivpaju on meil siin näiteks, siis on punapaju, siis on Siberi kontpuud, need kõik on sellised põõsad, mis taluvad nii liigniiskust kui siis on siuke standardne jaapanenelas siin näiteks. Kanada rododendron on meil siin näiteks, siis on Slipenb Ahirodo. Jaapaninelast on meil siin, lumimaari on siin, need on kõik nüüd sellised põõsad pigem. Siis hosta on see, mis võtab hästi sellist liigvett endasse. Siis on meil siin põhumaagad, mis on just siin ojakallastele. Selline killa peale minek, kollane põhumaag, päideroog. Arglik sinielmikas, Siberi põhumaag. Siis on veel, põhumaagad siin järjest. Siin on veel arglik kukesama, siin on orupell, kilplehт, ambuline kobarpea, lakkoder, sooloosil. Et neid siin on veel, kirgulai ja Iivares kaer on meil siin ka. Kui kõik ära sinna panna, siis on päris ilus. Ilu mõttes on ka ikkagi tegelikult see, kui see kõik välja ehitada ja see nagu peaks andma nagu ikkagi visuaalselt ka nagu lisaks. See taimedega arvestasite seda ka, et need on kuidagi hooajalised, et kui üks alustab õitsemist, teine lõpetab. See on ka ikka jah, et oleks nagu läbi selle mis mõtlengi siis aasta aega, talvel on muidugi nukker, aga talvel on meil eri võrdse värvusega põõsad, mis annavad ilmet aga püsikute koha pealt on jah, see pigem see kevad kuni sügis, et puid me siia ei projekteerinud, sest tegelikult on valdavalt on need puid juba, me püüdsime nii maksimaalselt säilitada kui võimalik.
et selles suhtes paljudes kohtades on ka juba nagu see sama Haljasala seal Torni tänaval, et ega seal on pigem see just, et tuua seda madalamat rinnet sinna sisse ja ka mujale, et oleks nagu mitmekesisem see pilt seal tänavaruumis. Väga hea. Kas teil on teada see, mis faasis ehitusloaga ka on? Ehitusluba on olemas. Ehitusluba on olemas, ma saan aru, et nad vist plaanivad nüüd kohe seda hankesse panna või juba panid, ma ei teagi, et kas keegi on Keskkonnaametist Teamsi ühendusel, kes oskab öelda, kui kaugel hankega olukord on? Sellest ei ole midagi. no mingid küsimused olid nad igal juhul, ma arvan, et kas nad pandi juba üles või siis kohe pannakse, et tegelikult nad saatsid meile mingeid küsimusi siin veel eelmine nädal, et täpsustasid mingeid asju, mis seal segaseks jäi, et ma arvan, et ikkagi ta läheb ikkagi üles, sest et plaan selline neil oli. Ja kuna see ehitusaeg oli, see oli selle aasta, selle aasta süvalt aastaga. Vist küll, jah. Ma ei tea, või seda kõike teevad, et võib-olla nad teevad mingi. Ma mäletan, et mahtusid sooviti ju tegelikult praktiliselt tänava lõikes, et iga tänav võib tulla ka täiesti eraldi, et ja ma ei tea, nii palju kui minul infot on, siis oligi see, et nad alustavad siis võib-olla kõige kriitilisematest kohtadest pihta, ja siis järk-järgult. Talub see sellist järk-järgulist tegemist, kas vahepeal on mingid puhvrid, mis võtavad vastu selle või? Ei, ma arvan ikka talub, et need kraavid täna ka neid ei pea kohe nüüd puhastama, et kui hakata näiteks kas või samas Trummi tänavast, mis on nagu selline peatänava, et ma saan aru, et võib-olla selle saaks ära teha ilusasti kaudu. No tegelikult jah, et kui sealt altpoolt ju seda edasivoolu parandada, siis võiks nagu altpoolt üles poole liikuda, et siis nagu allpool on juba see Saleme vastuvõtt on juba nagu parem, et siis ta võtab ülevalt poolt ka nagu paremasti. Siin oli see ka, et Trummi oli kindlasti neil plaanis, sest Trummi tänava kohta tegime praegu paar väikest muudatust seal ja korrigeerisime natuke seda toru asja. See oli kindlasti neil plaanis, aga seal oli küsimus ka nende suusaradade projektis, et seda meie lahendus koos sellega ehitada, et mitte eraldi, kuna see oli meil nõlvaturnaasid olid selle kõrval just ja seal tegelikult me projekteerisime justkui nagu topelt mõned asjad, et me ei tea, kumb enne tuleb. See oli plaan, et ma ei tea, mis see suusaradade ehitus ilmselt ei ole ka kõige lihtsam ja odavam. Tegelikult ongi see, et siin see suusaradade projekt ju tegelikult, kui siin nüüd seda asendiplaani natuke lähemalt vaadata, siis tegelikult see suusaradade ala ju lõikab siia sellesse treppi sisse. Et tegelikult peaks tulema siia ka tööprojekti etapp nagu vahetult enne ehitust, mis siis, kus tuleks siis tegelikult see sõlm nagu täpselt ära lahendada, et tugipüür oli siin. Jah, tugipüür oli ette nähtud seal suusaraja projektis, aga minu teada see, kuidas see trepp nüüd täpselt sealt alla jookseb, et suure tõenäosusega peab see trepp nüüd pöörama siit 90 kraadi paralleelselt selle tänavaga, et üldse see oleks kasutatud. Et jah, et seda tegelikult suusaprojektis minu teada ei olnud ka lõpuni lahendatud, mina ei näinud seda. Ja see ei olnud ka meie projekti ülesanne, et ta tuleks nüüd tegelikult tööprojektiga tuleks. Kaks kokku panna, aga ma ei tea, kas see suusaprojekt oli ka põhiprojekti. Jah, möödad oli küll, põhiprojekt oli. Ei ole muidugi kindel, et nad seda suusaprojekti on võimelised realiseerima. Et selle projekti realiseerimine on oluliselt realistlikum, sellest, et see suusarada asub täies ulatuses maastikukaitseala ja seal on nii palju huvigruppe, kes võitlevad sellele vastu. No ilmselt seal on vaja päris palju puid ka sellest maha, et ikkagi suusarada ja päris suur. Tegelikult see rada on ju olemas seal, et nad tahavad seda lihtsalt nii-öelda rekonstrueerida, et pigem ikkagi on see projekt tehtud sellise vaatega, et ei peaks puid maha. Ja iseenesest, kui seda suusarada ei tule, siis selles suhtes nagu me oleme sellega arvestanud, aga need samad lehted, mis meil on siia kavandatud, et tegelikult saab need realiseerida ka praegu, et selles ei ole probleem,
trepp jääb samamoodi paika ja tulevad lihtsalt need lehtrid sinna, mille kaudu siis sadama saab ära juhtida ja no selles lõigus ma võin nagu kindlalt öelda, et ei tule suusarada, et Lossi tänavast nii-öelda külmaallika poole, kus ta juba olemas on, seal on realistlik, aga sellest lõigus ei tule, sellepärast et sellel oleks olnud mõte siis, kui Sütiste ja Hüppetorni alud metsa kõrglikkust teed oleks valmis ehitatud. Need projektid on lõpetatud, ehitusload on praegu tühistamisel, on ju, et on väga raske näha, et sellega lähima 50 aasta jooksul keegi hakkaks edasi liikuma. Siin jooksis läbi jutus enne, et Kleeni Lossi treppi vajab renoveerimist. Kas teil on sellest juttu olnud konkreetsemalt, et tahate tagasi kapsuli tegid trepi ja valguste renoveerimisega? See võiks ka koostada. Seda ei ole rohkem puudutud. Ühesõnaga, see oli tegelikult nüanss, mis me selle projektiga kaasnevalt nagu nägime ise, et me tegime lihtsalt nagu, ütleme siin põhiprojekti tasemel nagu ettepaneku, et kuidas seda võiks lahendada, niimoodi liigendada seda ülesminekut, et seal on nagu nende mademete vahel on treppkord natuke siinpool, sealpool, et teha seda liikumist huvitavaks, et aga jah, rohkem ei ole sellest trepist tegelikult nagu kellegagi juttu olnud. Kui on ta plaanis, valmistus ka sinna keskele viida, praegu on olemas plastikus. Kas see on mingi eraldi projekt? Nüüd eraldi projekt, aga uurima, mis vaevalt seda keegi tegeleb. Seda ei ole koostama hakatud, see on tegelikult see aitab meil ka seda suruda. Jah, mõtlen, et see igaks surma hakkab. Valgustuse nad teeksid ümber, aga eeldab kogu treppi ümber tegemist, aga siis peaks tegema koos. Ja tegelikult ongi see, et me praegu, kuna meil oli tegelikult Sademäe projekt ja me seda treppi käsitlesime ka tegelikult selle Sademäe ärajuhtimise võtmes, et siis tegelikult jah, ma vaatasin ka, et seal on mingid juba ajast arust need valgustid, aga siin need käed lühikeseks, et tegelikult peakski tulema siia nüüd see tööprojekti tase peale, mille raames siis ka saab see valgustus ja kõik terviklikult ära lahendatud. Nad olid nõus neid masside vahel. Need on nii koledad massid ja nad on halva koha peal, et juba teha trepp selliselt, et valgustus oleks juba keskel. Korraliku trepiprojekti. Veel poolel, et on trepiprojekti, nüüd peaks sellega. Et siin saab olla jah, see projekt saab aidata ka selleks sisendiks nagu, et tänapäeval on viimase aja trend on see, et ei pandagi trepile mingit masti, vaid käsipuu alla pannakse LED-riba ja ongi probleem lahendatud. See jääb valgusreostust ka tagasi. Jah, tegelikult ongi vaja neid astmeid peamiselt valgustada, mitte nüüd. Aga kuidas kitsaste tänavate puhul, mis on Nõmme klassika, et kas te natuke mõtlesite neile ka, et mis selliste tänavatega annaks teha? Jah, ega me siin selliseid, sinna annab teha mingisuguse kits, siin oli paar tänavat ka. No see tegelikult sama Torni tänav on tegelikult, ongi vist üks selline tüüpilisi, et siin on mõlemal pool on seal mingi circa 1,2 meetrit seda peenra ala sõidutee kõrval. Et siis ongi saab need sellised, need samad istutusalad sellistesse piklikesse lohkudesse või nõvadesse või nõvad projekteerida, et siis saab selle nagu siis siis lihtsalt nii nagu siin praegu, ta ongi nagu madalnõvaga kitsad, sa saad hästi kitsa ala peale selle tegelikult, sa täidad selle nagu illustikuga, kuhu see vesi imbub, et täna ta lihtsalt jookseb ilmselt hooga mööda tänavat alla või läheb krundi peale, et siin ta peaks jääma nagu imbuma. Kuna ta on seal nõlva peal, on see nii Torni tänav kui Seljaku tänav, mis meil siin nagu, mida me käsitlesime vastavalt ka Sademäe voolu hulkadele, mis siin arutati, et põhimõtteliselt need peenrad, mida me siia nüüd kavandasime ja vastavalt, kuidas maapinna kalded on ja see kõik nagu see läbi mängitud, et ütleme niimoodi, et see peenarde maht, mis siia nüüd vihmapeenardena kavandati, võtab siis selle perspektiivis vastu, mis nagu siis maksimum voolu hulk sealt taevast alla tuleb,
et seda kõike on nagu arvestatud, ja noh, siin ongi, et seal nõlva peal on nad nagu lokaalselt, nii ka see Haljasala on nagu noh, lokaalimmutusega, et seal mingit treenitoru ega sellist sidusust ülejäänud sellise sademevee juhtimise võrgustikuga ei ole. Ega seal, noh, kui seda siin on tegelikult on küll väiksed Haljasalad, aga seal on tegelikult täna mingid kaablid, eks, gaasitorud, side, elekter, et noh, tegelikult on ikkagi suhteliselt keeruline selliste kohtadega tegelikult teha, et siin me ikkagi võitlesime nende tehnovõrgu valdajatega ka ikkagi nagu päris palju. Siin vist isegi oli nagu hästi selle Torni tänavaga. Siin on gaas, jookseb jah niimoodi, aga need viimapeenrad pidid ka arvestama ka seda, noh, siin ongi näha, et kuidas on, et siin on tehnovõrk, et siis saab ka pigem siia poole. Siin osas tehnovõrke nagu siin allpool ei ole, et siis sai siia neid vihmapeenraid ka vandatud, et jah, vastavalt ka geodeesiale see sügavus nagu, et mis tuleb nagu siis tagada, et kui seal on mingi savi vastased, noh siis tuleb sellest savist läbi minna selle vihmapeenraga, et ta siis ulatub sellesse kihti, kus juba sademevesi läheb ära. Siin õnneks on muidugi üleval, oli kõik oli liiv, tegelikult ikkagi peaks imbuma siin nagu hästi. Tehnuvõrkude valdajad ei olnud nõus siis sellega, et vihmapeenrad on nende. Ta ei luba keegi tegelikult. Ja, no Tallinna Vesi ei luba isegi põõsadi panna endale sinna ükskõik. Siin on veel see, et siin tuleb ikkagi teatud sügavuseni minna ka. Gaas on ju kõrge. Gaas on meil tänasel Haljasalal võib-olla ongi seal 70 sentimeetrit, et siin see ristvõige läheb juba sinna näiteks. Ja kaablid ka, et need on võib-olla poole meetrid, siis põhimõtteliselt ei mahugi seda tegema. Mahu, kui need ümber tõsta, aga kas see on mõtet, et see võib väga kalliks. Veetorud on ju sügav. Veetoru veha, kui Tallinna Vesi lihtsalt ei lase nagu. Lihtsalt meil on tänavad siin nii kitsad, et meil ei ole väga palju mängu. Tegelikult ega kui siin mingeid muid lahendusi mõelda, et ma ei tea, kas või tõesti restkaevud või tavapärased lahendusi, siis see ka tegelikult siia ei mahu, sest et siin see tänav on juba nii kitsas ja see on tehnovõrke täis, et siia ei mahu ka tegelikult sademetoru ehitama. Et siin ei olegi nagu mingid võimalus. Aga mäletan, et kas oli Seljaku tänaval oli vist, me ju võitlesime seal Tallinna veega, et seal just selle poole peal oli ju neil vee ja kanali torud. Oli vist jah, vaja siia. Sellega oli ka päris suur, nad ongi seal täpselt. Panime ju, sellest panime sinna kaugemale, et nad olid alguses meil ju siin tee ääres ja sõidude ääres, aga sinna nad ei lubanud, et tõstsime nagu need sinna siis nagu kinnistute lähemale, et me saaksime need ikkagi nagu mingis mõttes on see võib-olla isegi ka hea, et ta võtab juba sealt nõlva pealt ka selle sademevee kinni ja vahetult enne kinnistut võtab võimalikult maksimaalselt seda vett. Kuigi see, et vett ja kanalid torusid ei sega, aga nende hirm oli pigem see, et kui see välja ehitada nüüd, see on ikkagi päris suur kulu ja kui see toru vaja vahetada, et siis kes selle maksab. No vähemalt see Tallinna Vesi on otse öelnud, et tema pannakse eksklusiivseid taimi ja tema ei jõua neid kinni maksta pärast, kui ta hakkab toru vahetamiseks. See on tegelikult absurdne tegelikult. Selle koha pealt vaadatud hakkame seda üles kaelama just selle peenre koha peal, et asfaldi all on tal enamus torutud palju tänaval, mis on 100 korda kallikud teha, põõsa all, vaid on mingi taim. No tegelikult saab need põõsad ajutiselt kõrvale tõsta, neid hoida sobivas niiskuse režiimis ja pärast tagasi panna mingi küsimustega. Lihtsalt võib-olla see teadlikkus sellest on vähem. Seda ei ole väga tehtud praegu ja seda lihtsalt kõik võrguvaldajad ütlevad esimese hooga ikka ei nagu. Et mis te minu toru peale panete, pange mingi muu toru peale. Aga ma arvan, et see ikkagi hakkab ajas paranema, et kõik saavad aru, et kui seda kõik järjest peale suruvad, siis ta nii läheb. Aga kui pikk see katseaeg on, et kui ta nüüd välja ehitatakse, et millal on aru saama, läks juba hästi või? Sõltub, kuidas aastad tulevad, et kuidas on meil, missugused talved meil on, ma arvan, üks asi kindlasti, mis näitab selle nõrgad või tugevad kohad siis kätte. Tavaliselt tuleb alati muidugi kõige suurem tugev viik kohe peale seda, kus on ehitatud, siis kõik arvavad, et toimes see ei töötagi nüüd. Mis iganes. Ma kujutan ette, et mingi 3-5 aasta jooksul võiks nagu selge olla, kas see asi nagu toimib või ei toimi.
aga ta on arvutatud tavaolukorrale, mitte neile valimvihmale. no selles mõttes, et ta on arvutatud mingile kindlale vihmale, et üks kord aastas, sellest ühe aastase kordusega oli siin praegu tehtud, et no see tähendab seda, et meil võib tulla ka sellest suuremat vihma, eks, et noh. ta on ikkagi mingi tõenäosus. ma ei tea, et täna nagu, aga noh, praegusel juhul peaks see igal juhul selle välja. noh, siin võib tõesti, kui tekib mingisugune sama, kus on see renn, eks madal renn, et noh, sealt läheb see vesi üle ikkagi, sest seda tuleb liiga palju. aga noh, need peaksid ikkagi praegu siin kõik töötama väga hästi. ja noh, selles mõttes, et igal juhul see, kui me räägime selle Seljaku tänava või seal Tormi tänava ääres sademe kogumisse, ütleme siis, noh, ma ei tea, ühtlusti või mis ta siis on, siis nagu, et noh, see igal juhul nagu töötab selles mõttes. see vesi sinna koguneb. et noh, täna kui seda ei ole, siis ta jookseb kuskilt nõlvast alla ja ta jookseb kuhugi mujal, et noh, igal juhul see nagu tööle hakkab. et ma arvan, et sellest on igal juhul on kasu. Teamsi vahendusel on ka tekkinud küsimusi. Aga tänan. Suur tänu, et tulite. Jah. Pilootprojektiga Nõmmel.